seekordses kogukokkades teeme siis vastlatoite. Jah. Me kui Lõuna-Eesti inimesed võtame ikka Lõuna-Eesti toidu ette. Võtame kodukandi toidud ette ikka, et ma ei tea, kui teeme Urvaste ja mina võtan siis Setumaalt midagi. Kord keedame küll seajalgu, aga teeme, siin on nagu täidetud seajalad, proovime seda tette. Nii et see kaeme, kuidas see välja tule. Keedame tavalisi seajalgu ja siis täidame. Herneid pidime keetma. Rohelisi herneid või? Seajalgude juurde. Võtame rohelise herne. Rohelise herne, nagu huvitavamp. Ja vastlapäev oli veel ka naiste pidupäev, kus juhti vastlapuna, nii et eks me ka teeme midagi. Midagi peaks tegema, jah. See vastlap midagi. Magusat. Vastlat tulemas. Viimane lihaheide ja pliini söömine. Maire käs küsisin, anna tööd. Maire käskis kohe seajalad ära pesta, no pidin ma küsima. Ei, sul tuleb hakata seda fileerima. See on kõige jõmedam töö. Kuidas see käib? Sa istud, ma kõigepealt õpetan teda, sa istud maha ja sul on terav, on hää fileerimisnuga või? Kust mina tean, mina ei fileeri. Ja siis ta pead siit hakkama niimoodi suruma, et see lahti lõikama seda selle küljest. See on päris raske. No see ei ole mingi lihtne töö. Aga mul on teritaja ka, kui on vaja. Nii et. Ja kui kaugele see? No ikkagi siit selle luu peame välja, need kondid peame siit välja saama. Mitu tükki me teeme neid? 10. Saa ühekordki hakkama. Ei, neid on, saab kokku 4 tükki. Oi, see on nii peen töö, et seda sa pead ise tegema. Ei, ma ei tee seda enam ühtegi korda. Loit. Sul tuleb päris hästi. Seal sokid jalast maha. Nii et, no Piret. Mis on ma hakkan harjutama alles. Ühesõnaga 5 jalga läheb keema või? Jah, 5 jalga, nüüd on. Ainult ma pean ikka millegi saama seda kotti avada. Kuidas selle sesnak, kuidas see küült sesnak sul seal selle Urvaste keeles oli? Sesnak. Sesnakut sisse natuke kiidu veele. Nii sibul. Meil loorber on. Ütlen seda, et seajalad said pestud, pandud külma veega siia kuppama, et kui nüüd keema tõuseb, siis kallan siia kraanikaussi ja pesen jalad puhtaks ja läheb puhta veega keema, siis tuleb selgem leen. Küünlapäevast on 2 nädalat vastlani, oma teistused lugesid. Talve keskpaik. Ja seda talve keskpaika on juba väga palju mujal varem. Aga kõrred hakkavad seda lund vihkama, et hakkab nagu kevade poole. Seda pole veel näha. Sellega jääb sellel aastal jälgi. Seal Urvaste, seal EA-s oli, et vastlapäeval siis kui pandi need seajalad keema ja hernesupiga ja kõike, siis mees saadeti siis lauta, et lõikab hobustel lakka, et siis on ilusad tihedad lakad ja siis lõigati veel lastel ja kõigil perel lõigati nende lambaraudadega, lõigati ka nagu juukseid, et ilusad juuksed kasvavad. Ja siis sõideti, siis kui endal oli toit valmis ja ära söödud lõunasöök ja hernesupp ja seajalad, siis pandi hobune ette ja sõideti sugulastele külla. Sugulastel olid ka juba vastlatoidud valmis, maitsti seal, siis võeti sugulasest leppi ja siis sõideti saaniga ringi. Jõuti koju, siis oli juba pime ja siis mindigi magama. Et tegelikult vastlapäeval tuld üles võtta ei tohtinud. Sellepärast, millepärast, et siit uskumus oli, et võtad tule üles, siis on sul härjad ja inimesed on suvi otsa laisad. On unised. Ei tööta. Ja hagu ei tohtinud raiuda. Et siis muidu raiud ja puid ei tohtinud raiuda. Need tehti eelmine päev valmis, et muidu raiud selle linad katki. Et ei saa korralikku linasid.
sibula puhastad nüüd kohe ära, sellepärast et sibula paneme külma vee sisse koos lihaga puljongisse keema ja sibulat lõikad, ei lõika teda nagu väikest kuubikut, vaid riba. 4 ühesõnaga lõikad siis, seda riba. Ribasid niimoodi ja siis hakkad teda ribatama. Nii, kont vaja kätte saada siit. Nüüd, kui selle viimase kondi saame veel kätte, siis meil ongi niimoodi seajala nahk. Selle me täidame kotleti seguga ära. Seekord teeme sellise üllatuse, et paneme siia 2 muna sisse, vaatame, mis tuleb, ega me ei tea, mis tuleb. Nüüd on vaja siit kinni hoida. Ja, nüüd on vaja kinni hoida. Mul on see kõige parem viis ikkagi selle rulaadi tegemiseks on ta mässida rulaadi linase lapi sisse. See linane lapp on kõige parem, on ära proovitud niidi variant, on ära proovitud selle sukaga, lihavõrguga, aga võrguga ei saa üksi teha, võrguga peab võib-olla kui kahekesi teha, siis hakkame kõik siit kinni siduma. Siis ei tule see segu välja siit. Väärindasime niimoodi seajala ära, eks me siin maitseme, mis sellest väärindusest välja tuleb. Sul on väga hea pildi. Mina panen alati südamest, aga ma ei tea, ema ütleb alati, et ma liiga palju. 5 tükki. Keskajal kasutati meie ravintaimi, maitseainet, mul on siin ka mõni juure nende varred. Tilli või? Ei. No see raudrohu varred. Sul on tõeline nõiaköök siin. Kunksmoor juba. Maire, sa said komplimendi. Natuke raudrohtu ka. Ja tilli koksi ka veel järgi jäänud siin. Midagi koerapöörilu. Ei, koerapöörilu. Paneme tilli ka siia sisse, see annab maitsed. Aga keskajal muidugi värviti neid safraniga kollaseks. Kollane oli keskaja ilus värv, et siis toit pidi saagi kuldama, et siis Aga safran oli ju siis ka juba kallis, kui teda krookuste südamest tehakse ja valid maitseainet. Kuidas see lihtrahvas seda kätte sai? Ega lihtrahvas. See oli ka linnades. Jaa, lihtrahvas pidusööki värviti keskajal kollaseks. Aga me ei värvi, teeme naturaalselt, sest me oleme ökod. Vastla nädal ehk võinädal on setudel siis viimast nädalat piimatoitude söömine, või söömine, koopiima söömine. Ja siis teemegi selle pliine, et pliine teeme seekord pärmitaignast. Teeme sellist punast vastlajooki, et selline keskaegne jook. Algselt on retseptis siis punast veini kasutatud, aga meie teeme marjadega, mustsõstra mahlaga, mustsõstradega kuumutatud jook, kuhu lähevad sisse siis maitseained. Lähevad siis ingver, köömned, mustpipar, kaneel, nelk ja mida tuli veel? Kardemon ka lähevad sisse, et selline vastlapäevajook. Ja suhkur, 2 klaasi suhkrut ka.
jalakesed on juba nii ära keinud, et nad juba laulavad siin kõik. Lahtised kondid, proovime siis nüüd paigutada neid siia kastrilisse. Võtame nüüd selle riidesse, riietatud seajalakese ka siit välja. Nii, tema tuleb panna nüüd jahtuma. Meil on siin porgand juba peaaegu pehme, lihaga peaaegu pehme, aga kuna meil see kastrul on väike, sööjad on rohkem, kui meil see väike kastrul, siis me peame need tõstma. Tule Kairi meil appi, tegelikult tõstame kõigepealt selle lihatüki. See liha on ka nii pehme. See on mul porgandid ka. No porgand peabki lähme kõik ühte. Okay. Nii, noh, ma ei tea, kallame siis. Äkki kulbiga natuke vähemaks? See pott on igatseme kevade järgi, rohelise värvi järgi ja siis tulevad meil seekord rohelise hernesupp. Vist on teise pakiga, ühes pakis jääb väheks, eks, herneid. Kuidas siis Maire välja näeb see jala tõstmine siia? Tõstamegi kuidagi, tõstan selle potiga maha, sest ta on väga tuline ja keeb väga. Ma jälgin põnevusega seda protsessi. Sa võid jagada seda kellegagi. Keegi tahab. Ma näen esimest korda, kuidas seajalgu süüakse. Oota, aga jätkub ikka kiirest. Ei, ma nüüd seda tervet küljest rääsin. No, see on pulliga vajutada. Ma saab pooleks teha. See on nii äkki oskan siin putis tegema, sul on võtnud maha. See oli enne, et sul peavad olema käed rasvased, et tuleks jõukas aasta, siis on vähemalt on sul nagu rasvased käed, mis tähendas, et tuleb nagu hea ja jõukas aasta. Mul on kõht hästi rasvane. Ma ei tea, lihtsalt mis osa süüda. Kõik peale kontide. Kondid ka ära närida, kui tahad. Vargoosa. Ma seda kamaras nii ei söö. See ainult kamar ongi ja see on väga hea. Sellepärast ma mõtlengi, et ma nagu... Minule väga maitseb. See on väga kasulik, see on see looduslik puusarohi ju. Kollageen, jah. Nüüd kõigepealt laulame selle laulu, et õhtul loareemikest saab ja seajalgu hammastega anname neile tublit talgu. Ja siis me võtame siit selle vurrikondid välja. Praegu ei saa ta nii kuum. Et siin on 2 vurrikondi saab paigast jalast. Võib-olla rohkemgi. Mustast vitamiinid. Nii. Peale on, aga sa tahad ju hakkut enne. See on täitsa ei, see on nagu võõr veid. See on jah see, et ta magustab nagu üldse rohkem esile või? Vastupidi just. See, kus sulle... Mina siin hapu juures tulen, mina just tulen hapu juures haput hästi palju, aga siin ma tulen üldse veel. Nii et siis laske hea maitsta müts joogi. Olgu kiidetud Maire, kes must võtnud korjas ja sügavkülmutas. Seda võiks tööpäeviti ka anda. Arvasime, et hernesuppi ei tee, tavalist hernesuppi teeme rohelistest hernedest. Kõik me igatseme juba seda kevadet ja rohelust. Nii et siis on rohelised herned, siis on porgand, supi ja 2 erinevat supijuurt. Ehk juurseller ja pastinaak. Nii, vasta peal pidi ikkagi liha veel võtma, kuna ikkagi liha viimane võtmine, siis saate siit leiva peale võtta lihatüki. Nii et ja siis, ja kuna me üheks teemaks oli, et väärindada seajalgu, siis me väärindasime ka seajalgu. Lihavaagne saad edasi lasta. Ja, kui ma siit mõne kätte saan, nad on kinni kleepunud natukene. Kuna teema oli seajalgade väärindamine, siis me mõtlesime, et väärindame niimoodi seajalgu, teeme rulaadi. Panin ühele porgandi sisse, siis on porgandit ja hernest ja siis muna. Ja siis, mis me täna siin tegime sellele, kuna mul oli keedetud iga rulaadi jaoks muna, kuna oli nii vastis ja sisse toppida, siis sellele, mis me siin keetsime näitamiseks. Sellel on ikka 2 muna sees. Vaatame, mis nendest pliinidest, mis meil nendest pliinidest siis välja tuleb. Hakkame pannkuhke praadima.
tulevad väiksed ümmargused pannkoogid. Vastapäev nädal oli Settudel maaselits ja siis söödigi võiga pannkooke. Mul sulavõid teil küll ei ole, ma lubasin teile, et saate sulavõid süüa, aga kuna taigna sees on võid, siis ja pannkook on ka praetud võiga, siis ehk siis aitab sellest või maitsest. Maitsestada saate siis hapukoorega või siis kohupiimakreemiga ja siis Setumaa vaarikat on ka siin laua peal. Nii et palun võtta endale ja saada sõbrale. Meenutades meie suvist tegu, siis Pipi ütleks, et häbematult vähe. See meeles on mõtkus.